Tere, armsad kuulajad ja minu poolt ilusat augustikuud. Tänane episood on pisut teistsugune. Istun ma siin täna üksinda, mul ei ole minu vastas ei istu ühtegi külalist, kuid sellel on lihtne põhjus. Nimelt mõtlesin siis pisut, et kuidas tuua teieni natukene rohkem Kodavere murrakut või seda Kodavere keelt. Ja hetke plaan on see, et teeks sellise kolmest osast väikese minisarja, kus siis käsitlekski just seda Kodavere keele teemat. Ja selle plaan on siis nii, et täna loen ma teile ette kodaverekeelseid pajatusi. Kunagi järgmine kord vestleme idamurde teemadel ülikooli tudengite ja võib-olla õppejõududega, kes just murdekeeltega tegelevad. Ning sügise poole, kui on siitkandi luuletajate Anna Haava ja Mari Vallisoo sünnipäevad, siis loeks pisut ka nende luulet, jagaks seda teiega ja vaataks üle, kuidas kõlab kodaverekeelne luule. Aga täna tõesti on minu käes selline raamat või teos nagu Vainoköis, mis on välja antud 1974. aastal ja siia on kokku kogutud kodaverekeelsed pajatused. Mina nüüd sirvisin töötasin ta läbi, valisin mõned võib-olla huvitavamad, loodetavasti huvitavamad, mille ma siis teile ette loen ja saate kuulata pajatusi. Nüüd, kui keegi, kes meid kuulab, on hull kodavere keele, oskab väga hästi ja on hull aktivist ja siis väga lahe ja väga vahva. Minu jaoks on see pisut mugavustsoonist väljas, ma ei ole ammu niimoodi lugenud, seega siin on kindlasti mingeid keelelisi ebatäpsusi, et võib-olla mõned laused või väljendid või hääliku pikkused peaksid olema teistmoodi, aga ma annan endast parima ja see on minu versioon asjast, kuidas mina kodavere keelt loen hetkel. Aga tõesti, Vainoköis ja vahval kombel esimene jutt või pajatus, mille ma teile ette loen, ongi selle raamatu esimene ja kannab täpselt sama nime Vainoköis. Meie õlima ühisel Heenemaal lepistiku taga luuga võtman. Kõik meie, Tossometsa rahvas õlimakoon, tubaõmad, tareõmad, Juaniõmad, Jakubiõmad ja meie õmad. Tõesed tõid kõik ühe kõrraga Heenelissele õhtuvaadet, aga meie ämm jäi hiljas. Mina ei õllud viil Heeneline ega käänud kua eläjätega karjan. Kargasin aga ümber Heenelisse ja sasisin heinu. Ämm tuli kua õma söögidega ja mina juuksin talle silmalt vassa. Just Seppe Pauli kupitsa juurend löitsin Vainoköie. Kõik naised jätsid söögi puuleli ja juuksid vaatama. Vainoköis on suure ussi muudi, aga ta on mitmest tuhandest väiksest ussikesest koon. Liigub väga aeglaselt. Ussikesed ronivad saba poolt pia poole, aga alati on ussi vorm ühesugune. Pikkus ja jämedus. Lellanaine tuli siis kõhe juurde ja ajas ussikesed sõrmega laiali. Ise ütles, kes käega Vainoköie laiali ajab, selle käsi sua põntsas. Iida kargas ümber ema ja hõiskas, meie eme käsi õne nüüd õnnis. Mina issin kannu otsa, koos kusilas ja jõllud ja mõelsin. Mis asi siin nüüd one? Mina lõitsin Vainoköie, aga ei suanud oma kätt õntsas teha. Ega kedagi lellanaine tuli ja tegi kõhe õma käe õntsas. Sii asi ei ole päris õige asi. Kui mina nõnne mõelsin, hõikas lellanaine. Oskar, tule seie! Mina läksin sinna, kost lellanaine lõikas üle leeve muriku, pani paksult võida peale ja koho piima viil õtsa, nii paksult kui leibki. Mina taipasin. Ahaa, nähe kohe, et lellanaise käsi õnnis one. Ega ta mulle moedu nii palju leibe, võid ja koho piima ei üles annud. Las sõlla pealegi lellanaise käsi õnnis.
mina hakkasin ka uurima, et ma lugesin selle loo esimest korda läbi ja siis hakkasin uurima, mis asi vainoköis tõesti on. Ja võib-olla saite sellest jutust ka aru, et tegemist on siis sellistest ussikestest või vastsetest putukatest, selline rivi või nii-öelda rong, kes siis liigub ja vanarahva jaoks oli see halb asi, et ennustas halba, et kas sõda või nälga või mõnda muud suurt, aga negatiivset sündmust. Kuid selle nii-öelda vastu või selle aitamiseks see, kes julges siis oma käe või sõrmega selle vainoköie laiali ajada, siis tema käsi sai õntsas, temal ehk siis teda saatis õnn ja temal olid nii-öelda maagilised käed siis peale seda, mis on minu meelest väga, väga huvitav. Nüüd järgmise loona on siin selline pajatus nagu tee siis minust pilt. Õlid passid vaja, ma ei tea, mis ajal see õli. Albert läheb ka siit sääritsast, aga öeldi, et pilt peab olema peal, muidu passi ei saa. Albert ütleb, ma lähen siis Vungi juure, see teeb pildi minule ja vennale ka. Sel ajal oli ülesvõtja, see pildistaja nimi, ja Vunk oligi siis see ülesvõtja. Albert sõidab hobosega kohe sinna ja ütleb, sa paned kõik üles pildi peale, pane minu vend ka. Teine vasta, mina ei saa, too vend seie, siis ma panen ta pildi peale. Albert küsib siis, kurat on pandud pildi peale, kas ta on sul ees või? Ja minu venda ei saa ilma teha, kui peab ees seisma. Tee siis minust pilt, ma võtan ta kõhe kaasa. Vunk ütleb, et nii ruttu tema ei saa teha. Täna küll ei saa, et teen klõks ära ja lähed kohe sinna sääritsa tagasi. Albert ütleb, kui seda ei saa teha, agu mõni vaname pilt on kuskil. Anna neid, mis on juba valmis tehtud. Vunk vasta, neid on siin niskesi vanamehi küll, kui mõni kõlbab, siis võta. Albert valind siis ühe Alatskivi vaname pildi, öeld, see kõlbab küll, võt selle pildi ära ja pandud passi peale vallavalitsuses. Eluaeg käis selle pildiga ja passiga. Kui ära suri, siis anti pass ära, ikka Alatskivi vaname pildiga. Huvitav, kas tänapäeval saaks ka niimoodi. Kas, ma ei ole ise proovinud. Ma miski pärast arvan, et vist ei saa. Aga jah, kunagi ei tea. Edasi minnes on siin selline pajatus, nagu kui muna ei tule, siis kooli ei lähe. Minu täditütar muidu kooli ei läinud, kui ema pidi enne kooliminekut kanamuna andma. Kui muna kätte sai, jõi muna ära ja läks kooli. Kui muna ei õllud anda, kooli ei läinud. Ühel kevade hommikul, kui tütar kooli säädis minema, ei õllud tädil tütrele muna anda. Küll jooksis tädi ja õtsis, vanas pesas mune ei õllud, uusi pesasid aga ei õllud aega üles võtsida ja tütar jääb nüüd kooli minemata. Viimati tuli tädil hüve nõu ja ütles tütrele. Ma katsusin kõik kanad läbi, üks kana on munemata, see peab varsti munema. Ma võtan kana ühen, 3 versta on koolimajani minna. Küll ta tiipeal ikka ära muneb. Läksid siis, tütar raamatukomps kaanla all, tädil kana kaanla all. Tädi hoidis alati peokana all, muna ootaman. Läksid versta, muna ei tullud. Läksid tõese versta viil, aga muna ei õllud. Läksid viil tüki 3. versta, ligi koolimaja. Tütar jäi seisma ja ütles, jah, muna ei tule, mina kooli ei lähe, lähen kodu tagasi. Ja pööraski otsa kodu poole. Just sellel hetkel munes kana tädile pihku. Tütar sai muna kõhe kätte ja läks koolimaja poole. Tädil oli ka hüve miil ja läks kana kaanla all kodu tagasi. Rehnut. Minu ema kõneles. Välja äären elas Matsiaugu Maali oma mehe Madisega. Madis käis ehitustööl, Maali oli kodon. Maalil oli mitu kana ja ta müüs vahel mune. Meile tuli Tallinnast tädi külla ja tahtis mune ligi võtta.
Eme läks maali poole lisa õtsma. Eme ladub munakorvi, soovad hinnaga kokkuleppele. Eme annab raha, maali ei usu. Oota, ma ise rehkendan. Rehkendab ja rehkendab, ei sua kokku. Eme ütleb arvu, ei maali usu. Ei, ma piest ei sua. Anni tooma koolitahvel ja krihvel, küll ma krihvli ja tahvliga teen ära. Arvestab ja arvestab, ei sua. Ma õles kokku suand küll, aga lapsed jooksevad toan. Minge toast välja. Ma lähen ise kapi taha sängi, võtan 3 tekki peale ja jätan väikse pilugust valgust suan. Sääl ma hääli ei kuule. Moed vajavad mu rehnudi segi jälle. Rehkendab ja rehkendab, ei sua. Nüüd ma tean küll, kuidas suab. Enem eksimist ei ole. Maali võtab tahvli, teeb peale nii mitu rõngas kui mitu muna, nii mitu jutti kui mitu kopikud. Teen väiksed märgid, siis pärast loen kokku. Loeb kokku, aga ei sua õiget õtsa. Aga ma võtan raha vastu. Kui Madis tuleb Tallinnamaalt tööst kodu, see teeb rehnudi ära. Siis ma ütlen sulle, kuidas see õieti õli. Kui nüüd viimased 2 lugu olid pisut kooliga seotud, siis väga oluline osa oli tegelikult oli ju kirik ja väga palju propageeriti mitte joomist ja mitte alkoholi tarbimist. Ja siin on ka selline lugu nagu hapuõlu. Kõdavere õpetaja Paul Valter ei sallinud joomist ega riigi monopoli viina, mis pudeli sees õli. Kui laulatuse juures ehk surnu matmise aeg mõni purjus mees õli ehk pudelist viina joodi, siis läks marru, kärkis, paukus ja noomis kaua aega. Ühel jaanipäeva hommikul tõi Kõdavere mees Mihkel Reili koorma õlut ja pani õllekorvid õpetaja kantselei juure maha. Tema abiline tõi teise koorma, viis kabeli juure ja hakkasid õlut müüma. Kui õpetaja nägi, et Mihkel müüb rahvale õlut, tuli juure, vihastas hirmsast ja kärkis. Sa häbemata inimene ja minu kirikuvalla talupoeg müüb minu kantselei juures õlut. Mihkel kasi kõhesid minema oma hirmsa joogiga ja silmapilk. Mihkel ütles, õpetaja härra, ega ma õma õlut ei müü. Eila käisin Pala mõisas ja Pala härra, see kiriku eest seisja, rääkis, et temal palju õlut on hapuks läinud. Saatis siia 2 koormat ja käskis mul kiriku juures ära müüa. Ennäh teile, õpetaja härra, saatis ka 1 kirja kaasa. Õpetaja luges kirja läbi ja ütles, ah soo, väga hea, väga hea. Mihkel, müü aga see õlut edasi, müü aga edasi. Ja õpetaja kuulutas kantslist. Paljud meie kihelkonna liikmed on palunud ja soovi avaldanud ja Pala härra ise ka on armulikult luba andnud, et tuleva pühapäeva kihelkonna lastepüha saab Pala lustmetsas peetud väga ilusa koha peal õllevabriku ligidal. Armas kogudus, ma palun siis kõiki, kel vähegi võimalik on sellest ilusast pühast osa võtta. Tõesti juhtus see püha ilus ilm mõlema ja rahvas tuli kokku igast kihelkonna kandist. Pala härra happu õlu müüdi ja joodi kõik ära, toodi veel värsket õlut juurdegi. Ja nüüd lõpetuseks on 2 pikemat pajatust. Hädas poistega. Üks popsi vanamees oli, muidu jälle kange jahimees, Volli siin. Tal ei ole kartulitõld, suure pere ja nällen. Siis läheb Volli kartulid õtsma künege mööda Omedu jõge. Läheb siis, aga poisksed istuvad jõe kaldal ja viskavad vibu vette ja küsivad. Volli, mis sa sõidad siin künege mööda jõge ülespoole? Volli ütlend nendele. Lähen Kaarlilt muredaid kartulit tooma, õmal kodosjad veeretavad ninaga kartulit mööda õue, ei taha. Tuleb Volli siis Kaarlile ja saab sealt 2 vakka kartulid. Lubanud heinale minna selle eest, raha ei jõld. Ja tuleb 2 vakka kartulit künas ja jätab küna jõe kalda, kus poisksed vibuga kala püüavad. Ise läheb metsa veel reekünnapaid raiduma.
No poiskesed vaatavad, et Vollile tuleb natuke nalja teha, võtavad küna kaldast ära ja lähevad kõigega teisele poole jõge. Volli tuleb, reekünnapad seljas vaatab, küna ei ole. Vihastanud öelnud, äike kurat, kossa õled, tule, löö konnad maha, hävita tattninad ära. Vahib ei saa kuidagi küna kätte. Poiskesed ära metsa läinud, sidub künnapad kaelasillaga selga ja kargab vihaga kõige riietega jõkke. Saanud siis küna kätte ja läinud märja riietega kodu. Läheb kodu, hirmus vihane märjad riided seljas ja sõimab naisele. Põrgud, õlinälg ahju otsa peal, nüüd on kaargand juba pada saanga peale. Vanamor jääda kartulid ära, et suab syödä, et suab minna Ansurale pulmamajja vaatama, millal sinna pulma suab. Volli sööb kõhu kartulit täis ja võtab sahariini vett peale. Läheb siis Ansuralle sinna pulmamajja vaatama. Võtab sealt ühe vana vikati seina pealt, vahib seda vana vikatit seal ja ise räägib. Siin hakkavad puulmad ja poiskesed jälle hiilivad Vollile järele, et kuhu Volli läheb. Kuulavad salaja pealt, kui Volli vahib vana vikatit ja ise kõneleb. Natukese aja pärast Volli läheb kodu, poiskesed kaugelt taga järele. Läheb kambri ja parajast tal ka vana vikat seal tare seina peal. Poiskesed võtavad siis selle vana vikati ja vahivad Volli moodi ja räägivad. Siin hakkavad puulmad. Volli näeb läbi akna ja poistele kallale. Kas te krantsid suate minema? Ja poiskesi taga ajama. Aand järve, mujal pole poiskesed varju saanud. Volli öeld, hüve, et vanamor kütt tare ära. Hakkan praegu vistlema, muidu ma oleks teid kaltsakaid ära uuputanud, aga lauba õhta ei taha seda pattu teha. Ehk siis poisikesed, ärge pompsi vanameestega tüli norige. Muidu veel uputavad ära, kui vanamoor tare kütte ei ole pannud. Ja viimaseks on kõige pikem, mis ma teile ette loen. Ja see kannab nime Sai abi. Kuulus jahimees Torbek Koto jutustas mulle. Minu ämm ei hoolinud kodosest tüüst ega põllutüüst, aga meierin käia, vaat seda taht kangest. Kui aga meie kõrd oli meieri minna, oli ämm kõhe valmis. Küll mina lähen, pane aga nuur hoben ette. Vana, sii tuim, ei sööda ega kedagi. No mis minul selle vasta oli? Las vanamoor käib, kui tahab. Tämä vana mõisavirtin palju sõpru ja tahab iga ühega juttu ajada. Kui kiigi vasta tuli, teretas ämme. Tere, Liisa! Ämm kohe peatas obest. Trüüs, tere! Kos sa nüüd, Liisa, lähed? Meierin lähen. Nõnna iga ühega, kes tuli. Tere, Liisa! Trüüs, tere! Kos sa nüüd lähed? Meierin lähen. Esiti ikke truutas, aga pärast harjus hoben ära. Kui aga kiigi tere ütles, jäi hobene ise seisma. Mina ise ei pannud seda asja tähelegi, aga ükskord läksime naasega Tõrma keriku kabelipühale. Keriku õue peal inimesed teretavad üks ühte, meie hobene seisma. Lüün õhja õtsega õbest, suan mõne sammu minna, tuleb tuttav miis vasta, teretab, tere Otto, hobene kõks, seisma. Lüün jälle õhja õtsega, suan mõne sammu minna, tuleb tuttav miis vasta, teretan, hobene seisma. Mes rohkem rahvast tuli, seda teretajaid kua rohkem oli. Ei suhagi enam edasi minna, hobene muku seesab kes keriku õue kui häbipost ja meie naasega istume vankri peal. Mul kõhe oli inetu ja häbi. Oh, seda vanamoori, kus solkis minu ilusa kalli noore obes ära. Ei julge enam kohegi inimeste hulka minna. Mõtlesin juba, et võtan obese suu kõrvalt kinni ja viin kuni lasipuu juure, aga inetu kua. Hädavaevalt sain siis selle peksmise ja teretamise vahel obese lasipuu juure ajada. Pärast kabelipüha võtsin paar pudelit viina tasku ja sõitsime naesevenna poole kosti, kus naesevennal oli kua mõni pudel kõva sama konni alles. Ajasime siis juttu ja võtsime viina. Sii hobese asi oli mul südame peal ja hakkasin siis naesevennale seda kõnelema, et vanamoori kuri vaim solkis mu ilusa kalli noore hobes ära.
kui aga keegi tere ütleb, jääb kohe seisma. Ei tea, kas hobene ära müüa või sina kui vana hobese parsnik tead, kuda seda kommet saab ära võõrutada. Naesevend arvas, et karud ja tiigrid tehasse taltsas proovima, aga suama sinu hobeses kui asja. Naestel ei kõneld me ühtegi sõnagi. Võtsime hobese aia küljest lahti ja sõitsime metsalagendiku peale. Seal siis üks teretas ja lõi pitsaga hobest, jälle teretas ja lõi jälle. Kui üks väsis, hakkas teine teretama. Pärast ei õllud piitsa vajagi, kui aga tere sõna kuulis, kargas hobene kui hull. Seda viisi me möllasime 2 tundi. Pruuvsime veel võsu vahel teretada, kui aga tere kuulis, kargas hobene üle põõsa kõige vankri ja meestega. Kui tagasi läksime naesevenna poale, kus naesed panid rüükima ja kisendama. Kus põrgust ei olete ajanud selle hobesega, hobene praegu veel valgen, vahun ja väriseb. Meie ei seletanud mitte üht sõna. Kui kodu sõitsin, siis naesele koa ei kõnelnud. Lauba hommiku oli jälle meie kõrd meijeri minna. Kõhe, küll mina lähen, pane siin uur hobene ette. Korjas siis tõesti piimariistad ja õma mannergu vankri ja läks. Ei õllud kuigi palju aega, kui vanamoor tuli tagasi. Ise märg, kui linaliust tulnud tühjad mannergud muud kui kõlisesid vankri küliti, ise värises ja oigas. Ai, ei tea, mis sel meie noarel hobesel oli. Kui sahen sinna vana veski varemete juurde tuli Leena vassa. Leena sai aga tere öelda, kui hobene kargas üle kraavi, vanker ümber, mannergud kõik ümber ja mina all. Õnnes, et Leena viil appi tuli, moeta üles mu luud ja kondid kõik seal kraavin segi õllud. Kõik võõras piim ja oma piim, kõik juuksid kraavi. Mannergud lossis ja mõni päris katki. Ai. Ämmale ma enam nuurt hobest ei andnud ja õmalgi oli tegu, kui kiigi teretama tuli. Sellised vahvad pajatused siis Vaino Köie raamatus. Neid pajatusi on siin tegelikult veel. Need olid lihtsalt mõned, mis mulle silma jäid. Ja ma loodan, et teile selline kontseptsioon ka meeldis, et pisut kuulda seda Kodavere keelt nii palju ja nii hästi, kui mina teda lugeda suutsin. Kuid sellega ma tõmbangi tänaseks otsad kokku. Aitäh, et meiega aega veetsite. Kui te ei ole kuulanud, siis kuulake ka meie eelnevaid episoode ja kindlasti ka järgnevaid. Ja aitäh, et meiega olite ja kohtume juba septembrikuus.